Sa kuulad AI Empowerment podcasti, Eesti esimest AI teemadele keskenduvat taskuhäälingut, mis aitab muuta tehisintellekti maailma arusaadavaks ja kättesaadavaks igale kuulajale. Igal reedel toome sinuni olulised AI arengud, kasulikud tööriistad ning inspireerivad kogemuslood. Me tehis arutame inimestega, kes rakendavad AI'd päriselt nii töös kui ka igapäevaelus. Mina olen Kerlin Tigemäe, tehisintellekti koolitaja ja finantsvaldkonna praktik. Ja mina olen Sandra Reivik, ettevõtja, AI koolitaja ja AI Empowermenti looja. AI, ning head kuulamist. Tore, et oled jõudnud kuulama uut episoodi AI Empowerment podcastist ja mul on nii hea meel, et me oleme jälle Sandraga koos. Tšau, Sandra! Tervist! Mul on väga hea meel jällegi tagasi olla. Vahepeal olin haige, nii saanud siis stuudios koha peal olla. Aga oleme ikkagi jälle taaskord EBS-i stuudios, selles mõnusas mugavas videostuudios. Ja täna on meil fookuses suured keelemudelid, meil on fookuses AI juurutamine ettevõtetes ja fookus on meil täna ka Google'i toodetel, sellepärast et meil on külas Google'ist Google'i kliendihaldur Jüri Kirpu. Tere, Jüri! Tere! Ja kindlasti me puudutame väga erinevaid teemasid, ka seda, et võib-olla kuidas on Google'i võrdlus erinevate teiste platvormidega. Meil endal on ju ka Sandraga väga mitmekesine kogemus erinevate tööriistadega töötamisel. Nii et me kindlasti küsime täna Jürilt palju selliseid sisukaid küsimusi. Aga Jüri, ma alustan sellest, et räägi natuke enda taustast. Sellest, kuidas sa oled jõudnud tänases hetke, kuidas sa oled jõudnud üldse AI maastikusse ja võid natuke puudutada juba Google'i poolt ka. Suur tänu esiteks kutse eest ja siis alustame esimese küsimuse vastamisega. Et ma olen üldiselt praegu nüüd tehnoloogia maastikul circa 10 aastat tegev olnud ja siis nagu valdavalt ütleme nagu niisuguse müügi ja kliendihalduse valdkonnas. Et üleüldiselt ma olen nüüd, ma ütleks viimase 15 aasta jooksul nagu hästi paljudes erinevates riikides elanud ja viimased ütleme 4 kohta, et kus ma olen töötanud, on, nagu ma mainisin, siis nagu tehnoloogiaettevõtted, kus on enamjaolt nagu tegemist olnud siis erinevate startupite ja scale-upitega siis andmeanalüütika valdkonnas. Ja ma olen praegu nagu siis Google'is ja ma olen põhimõtteliselt nagu selle reisi jooksul nii-öelda läbi käinud või nagu kogeda saanud erinevaid neid, ütleme, kõige kuumemaid tehnoloogiaid või siis nagu selliseid hype cycle'id, et mis algas, ütleme, siis kas see võis olla nagu kuskil 2013 või 12 kuni 16 kestab nagu see big data hullus, siis pärast seda oli nagu hästi kuum teema data science ja masinõppimine, siis machine learning. Siis sealt edasi ma liikusin ettevõttesse nimega Fivetran, kus oli tegemist siis, ütleme, niisuguse pilvepõhise analüütikaga ja pipeline'idega ja praegu siis ma olen nagu siis niisuguse infrastruktuuri pakkuja valdkonnas ja kus on siis nagu hästi palju erinevaid teisi tööriistu, sealhulgas ka AI. Nii et see on nagu hästi lühidalt nagu minu kohta. Ja praegu oledki jõudnud Google'isse, oled seal on, ma sain umbes 3 aastat, eks ju. Mis sind sinna tõi ja mis sind on nüüd hoidnud seal, et tihti ka praegu siuksed, üsna tavaline on siuke ettevõtete vahel liikumine ja katsetadki erinevaid rolle, erinevaid ülesandeid, et oled pikalt olnud? Ja, see on ka nagu selles mõttes hästi huvitav küsimus, et mul on kuidagi nagu iga päev väga sürreaalne tunne, et ma olen, ütleme, Google'i töötaja või siis Googler, nagu me kutsume teist ja et ma olen praegu seisuga nagu esimene Eesti pilve Googler, kes on siis nagu Tallinnas täitsa olemas ja siis nagu töötab klientidega siin. Aga ütleme, minu niisugune üldine huvi Google'i osas on juba natukene pikem, sest et ma mäletan, et siis kui me kõik suure tõenäosusega nagu kasutasime otsingumootorit 2000-ndate alguses, et siis Google'il oli nagu niisugune väga huvitav ettevõtte maine, et see oli nagu niisugune hästi innovatiivne, uudne ja üks nagu asi, mida ma tollel ajal ka nagu olen kuidagi uudistest ja nagu muudest nagu kanalitest nagu täheldanud, et see ettevõtte, ma ei tea, nagu niisugune töötajate standard või nagu, et sinna sisse saada on nagu äärmiselt nagu keeruline eelkõige, sest et nagu see on ikkagi nagu valdav Ameerika ettevõte ja siis suure tõenäosusega sa peaksid kuskil USA-s töötama, aga siis kuna nagu ma mainisin, ma olen nagu selles tehnoloogia valdkonnas nüüd päris natukene aega töötanud, et mul vedas nagu sellega, et ma töötasin ühe meie partnerettevõttes ja et siis sealt kuidagi, meil oli hästi palju nagu ühiseid koostööprojekte ja mingi üks minu siis endine kolleeg nagu soovitas, et kuule, et meil on ühes meie
sellises startup tiimis nagu praegu kohta, siis oleks hullult äge, et kui sa joiniksid, et jah, see on siis nagu sihuke hästi väike ülevaade sellest. Ja jah. Ma tean, et selles mõttes suurtel sellistel ettevõtetel nagu Google, ma arvan, et on ukse taga need samad järjekorrad, et see raske protsess, et üldse sisse saada. Et võib-olla sa natukene räägid seda poolt ka, et teil on Tallinnas kontor. Kas oled teistes campustes koha peal ka käinud, sest jällegi seesama, et USA poole peal neil on ikka vägevad sellised toetusprogrammid, kus saad, ma ei tea, suures kontoris söögid, podcasti stuudiod, kõik asjad on ju. Et võib-olla natukene jagada ka enda kogemust, mis sul juba tekkinud on selle aja jooksul? Ma jagaks võib-olla siis selle küsimuse 3 osaks, et siis Tallinna kontor on siis nagu need erinevad lokatsioonid Euroopas ja kogu see, ütleme, Google'i, ma ei tea, ütleme, kohalolek või presence siis Euroopa ja mingi USA konteksti vahel. Sest ma arvan, nagu, et see on nagu nii kompleksne küsimus, et tahaks nagu igat nagu seda punkti puudutada. Eesti kontori osas meil ei ole praeguse seisuga tõesti nagu Eesti kontorit ja ma ütleks, et nagu see on üks neid peamiseid nagu põhjuseid, miks ma ka nagu siin olen. Sest et mul on isiklik huvi, et see kogu nagu ütleme see Google'i võimekust Eestisse projitseerida ühel või nagu teisel moel. Sest et ma eeldan, et kuna Eestis on praegu nagu teisi pilvepakkujaid olemas, siis nagu see piirab hästi palju, ütleme, seda tehnoloogilist valikut ja kuna sa mainisid programme ka, et siis kõik nii meie kui ka meie konkurendid, me omame nagu võimekust, et siis nagu turgutada näiteks ütleme, iduettevõtlust ja nagu suurettevõtteid ja avalikku sektorit ja nii edasi. Et eelkõige on nagu see selles mõttes tähtis, et just suuremat pakkumist nagu kohalikule ökosüsteemile võimaldada ja siis selle kaudu paljud ettevõtted edukust või kasvu nagu ka nagu stimuleerida. Ja ma võib-olla nagu siin mainiks nagu seda ka, et iga sent, et mida siis Eesti ettevõtted nagu Google'i pilve peale välja käivad, siis see toob, ütleme, meid nagu selle visioonile lähemale. Teiseks, ütleme, suuremad niisugused kontorid Euroopas, neid on, ma ütleks, järgmistes kohtades Varssav on nagu äärmiselt suur lokatsioon, et seal on, kui ma ei eksi, et siis Google omab vist 34 korrust hoonet, et ma ei tea, ma käisin nagu see aasta esimest korda üle pika aja Varssavis ja mul oli võimalus ka nagu seal meie kohalikus kontoris käia ja üleüldiselt Varssav on nagu viimase 10 aasta jooksul nagu täiesti transformeerunud linnane. Et kui sa mõningates kohtades käid, et sa tõesti ei teaks, et kas sa oled Euroopas või New Yorgis kuskil, sest et see on nagu tõesti nagu nii suure mastaabi nagu saavutanud ja et see Google'i kontor on nagu ka seal nagu selles mõttes nagu väga muljet avaldav, et teised nagu suured asukohad on vist Münchenis, Zürichis, Dublinis ja Londonis muidugi, et kus meie, ütleme, selliseid Euroopa seal paikneb Euroopa juhtkond ja sealt nagu juhitakse hästi palju muid nagu asju, et jah, et need on nagu need suuremad lokatsioonid. Aga jah, et kui me üldiselt vaatame seda, et kui palju siis Google toetab nii ettevõtte sektorit kui ka teisi ettevõtteid globaalselt, et jah, et siis nagu see kõige suurem footprint on Ameerikas, sest et me oleme ikkagi nagu USA ettevõtte ja seal on tõesti nagu see küsimus ka, et millises nagu linnas nagu liigelda, sest et Bay Areas on päris mitu kampust olemas, New Yorgis ma tean, et nagu seal peaks nagu 2 suuremat bürood ka olema. Ma praegu viimaste aastate jooksul kuidagi nagu USA reisimise osas mul ei ole nagu ma ei tea, kas võimalik on, nagu see on nagu vale sõna, aga ma olen kuidagi nagu Euroopa kontekstis nii palju nagu siin ringi reisinud, et mul on kuidagi USA jah, et praegu nagu vahele jäänud, aga et kui ma nagu nendesse linnadesse satun, et mul on nagu endal nagu siuke sportlik huvi ka nagu neid kontoreid külastada, et vaadata, et kuidas nagu see melu seal on, et jah. Ma arvan, et see on kindlasti nagu inspireeriv ja ma lihtsalt tahtsingi lisada selles mõttes, et Google on tegemas väga palju tööd ka Eesti maastikul, ka õpi koos Google'iga AI eriprogramm on ju, kus ma ka koolitan, et see suur eesmärk ja Jüri ka, täpselt nii, et jah, ma mäletan, mis hooaeg see oligi siin 2 tagasi. Ja, et ma tegin kursust nagu pilvetehnoloogiatest ja masinõppimisest, et täpselt, mäletan, ma isegi vaatasin sind täitsa huviga ja see suur visioon on ka jällegi toetada seda tehisintellekti teadlikkuse tõstmist on ju Google'i toodete sees, mis need AI funktsionaalsused kõik on, et nii-öelda teete kindlasti ettevõtetega, aga ka indiviidi tasandil, et seda kasvu ja tehnoloogia teadlikkust siis tõsta. Nii et kiiduväärt, mida Google teeb. Aitäh! Väga.
Räägime sinu enda ai-kasutusest ka. Kas sa oled Google'i töötaja, kas sul on eeldus, et sa oled kindlasti Gemini kasutaja? Ses suhtes, et kuidas ma ütlen, ma olen väga ammu juba, ütleme, Gmaili kasutaja olnud ja mul on võib-olla nagu selles mõttes kultuuriliselt siuke suurem poolehoid nagu selle keskkonna vastu. Nagu ma olen väga paljud meist kõigest. Jaa, täpselt. Ma näiteks, me praegu sponsordasime ka seda Tallinn Data Weeki ja ma olin väga üllatunud, et kui paljud siis osalejad nagu tulid nagu meiega rääkima ja siis nad küsisid seda, et millal meie oma ettevõttesse siis nagu näiteks Google Workspace'i saame. Ja siis minu vastus oli, et ma ei tea, sõltub teist, et ka meie nagu selles mõttes barjääre ei loo. Sest siuke trend on, et kus ma ütleks, nagu valdav enamus inimesi nagu on ka nagu Gmaili kasutajaid ja et töö kontekstis nad võib-olla kasutavad nagu teisi platvorme, aga see on jällegi nagu sellega seotud, et kuidas Eesti ettevõtted nagu erinevaid nagu tarkvara platvorme kasutavad nii produktiivsuse kui ka muude asjade jaoks. Jah, aga võib-olla nagu selle sinu küsimust nagu natukene rohkem vastata, et siis kuidas ma ise kasutan. Ma kasutan nagu päris palju tegelikult nagu töö kontekstis. Ma mäletan nagu esimesed nagu siuksed hästi huvitavad use case'id, nagu mida ma enda jaoks avastasin, oli eelmine aasta. Et siis kui nagu selle mudeli võimekus nagu väga robustselt paranes ja kuna ma töötasin nagu selle saksa klientidega, siis ma tegin nagu siukest asja, et ma räägin nagu saksa keelt, ma ütleks üpriski hästi, et ütleme, et nagu 90 või 95% umbes, et nagu tavaline sakslane seda teeks. Aga mul välismaalasena sulle alati jäävad nagu mingisugused väiksed nüansid puudu. Ja ma hakkasin nagu eelmise aasta lõpus nagu sellega eksperimenteerima, et kui mul oli näiteks mingisugune meilivahetus, siis ma nagu kirjutasin selle oma vastuse valmis saksa keeles, siis ma söötsin selle Gemini'sse ja siis ma lasin talle kontrollida, et kas see on nagu õige, et nagu kuidas ma ennast väljendasin. Minu suureks üllatuseks, et Gemini oli nagu äärmiselt kasulik just nagu võõrkeele korrektuuride mõttes, et kui ma pärast nagu tema vastust lugesin, seal tulid nagu siuksed väga suured, ma ei tea, minu jaoks nagu nüansid välja, et kus ma tean, et nagu see, et nagu kuidas ta väljendas, et nagu see on tegelikult palju nagu siuke ehedam nagu viis, et kuidas nagu sa keeleliselt võid ennast väljendada, aga ma välismaalasena poleks nagu võib-olla selle peale tulnud, sest et ma kasutan nagu võib-olla, ütleme, teisi keeli nagu väga palju otsekohesemalt ja loogilisemalt ja nagu siuksed väiksed osad nagu jäävad puudu. Sel aastal ma olen eraelus ka nagu hästi palju AI-d kasutanud ja just nagu spordi kontekstis, et kuna ma olen nagu sel aastal jooksmisega näiteks ka nagu natukene rohkem tegelenud, et siis ma olen Gemini'lt küsinud, kas võiksid mulle näiteks jooksuprogrammi teha. Ja lihtsalt nagu päeva kaupa ja ta on mingisugused väga huvitavaid, ütleme, spordimetodoloogiaid seal nagu ka rakendanud ja et ma olin nagu väga üllatunud, et kui kui ma jätkusuutlikult on nagu mingisugust kava nagu jälginud, et see nagu viib üllatavat siukeste tulemusteni, nii et ma olen nagu selles mõttes füüsilises mõttes ka nagu AI powered praegu. Ma mõtlesin alguses, et sa võib-olla on tulnud järelkasvu perre ja siis on nagu sellepärast kasutus tõusnud, vähemalt mina väga palju lihtsalt näen seda ka, et nooremad emad ja võib-olla ka isad, aga ma lihtsalt olen väga palju noortelt emadelt kuulnud, kus siis nagu kasutus on näinud meeletult üles lihtsalt sellepärast, et on nii-öelda 3. lapsevanem siis keelemudel. Jah, aga see suhteliselt ma üritan nagu teisi keelemudelit ka nagu rakendada, et vaadata, et kuidas nagu see promptimise tulemus nagu võib erinev olla ja siin on nagu selles küsimuses ka, et kui näiteks kas liberaalsed või mitte nagu mõned teenusepakkujad on võrreldes teistega, et need tulemused ma jätan nagu enda teada, aga et ma arvan, et see on nagu igati tervislik nagu just nagu, et objektiivselt nagu perspektiivi omada just nagu tööriistade kasutuse osas, et siis nagu võimalikult nagu paljusid asju testida ja vaadata, et nagu milliste kontekstide jaoks, millised keelemudelid nagu paremini võivad sobida. Ja selles mõttes ka arvatavasti, Kerlin on ka sellega kokku puutunud, kui koolitusprogramme teeme, kus nii-öelda tegevjuhtkond on tegemas seda otsust, et kas võtta siis Microsoftist Copilot, võtta siis Google'i poole pealt Gemini, Google Workspace'ist on ju, või siis võtta ongi OpenAI pealt Enterprise'i pakett on ju, et neid arutelusid ongi erinevaid ja meie sellepärast peamegi olema nagu kursis ka sellega, mis teised
pakuvad, võib-olla tekivad mingisugused trendid, aga jah, see on nagu paratamatus, et me peame hoidma ennast ka nagu teadlikuna, mis siis võib-olla mingisugused kindlamad plusspooled ja miinuspooled erinevate teenuspakkujatel on. Et noh, ma ei tea, Tallinnas praegu nagu hiljuti toimusid valimised ja vaadates nagu seda ka, et millised, ma ei tea, piirangud nagu kõikidel nagu keelemudelitel on, et seal nagu tuli ka nagu väga palju erinevaid vastuseid, ma ütleks. Täpselt sellistes kohtades jooksevad välja, et Mul korra tekkis üks nagu lisamõte või küsimus, et kuna ma teen ka e-uudiseid, üritan kätt pulsil hoida, eks ju. Ja mul praegu tuli meelde, et ma lugesin mingisugust uudist, mis oli minu arust Microsofti kohta, et teatud mingid tiimid või tingimustel ikkagi töötajad pidid ise Copiloti eest maksma, eks ju, et see ei olnud nagu siuke nagu töö benefit. Tekkis kohe küsimus, et issand kui veider. Kuidas Google'is on? Kas Google'is on ka siuksed nagu ala reeglid on ju, et mille jaoks sa võid kasutada Gemini'd või on see Gemini nii-öelda see, millest meie nagu maksame, eks siis see tasuline versioon on siuke, et kõigil töötajatel by default kasutusel. Kuidas see üldse paigas on teil? Ja, et noh, kuna Workspace on nagu meilt olemas, et siis nagu me oleme suht tervele ettevõttele nagu Gemini kasutuse pakkunud. Ma eeldaks, et noh, meil on nagu nii maksimaalne nagu selle võimekuse amploa seal olemas. Nagu selle mudeli kvaliteedi osas ma ei ole nagu Gmaili või siis nagu meie enda Workspace'i osas nagu väga suuri erinevusi nagu märganud, et ma eeldan, et me üritame ikka nagu väga standardselt seda võimekust nagu siis nii oma töötajatele kui ka maailmal pakkuda, et see on nagu selles mõttes nagu positiivne avastus, et me ei diskrimineeri nagu selles mõttes, et mitte mingisuguse kasutajagrupi vahel, nii palju kui mina olen nagu omast kogemusest seda täheldanud, et Ja see on nii erineva ka jällegi ettevõteti, kuidas otsustatakse, et kas võetakse nii-öelda kõigile, võetakse mingisugused arutelu põhjal, siis ma ei tea, tiimi liidrid on ju, kes saavad siis algselt juurdepääsud või siis ongi see, et tuleb selliseid variante ka, kus inimesed peavad töötajad ise selle eest maksma ka. Ja, aga nagu see on nagu selle juurutamise küsimus ka, sest et ütleme, et noh, ettevõtted on kindlasti nagu väga erinevates kohtades nagu selles osas, et kus nad, ütleme, AI kasutamisega nagu praegu on, et mõned võib-olla nagu enda jaoks nagu seda realiseerimismomenti nagu natukene paremini ära tabanud, teised, ma ei tea, võib-olla veel avastavad, aga jah, et nagu siukse roll-out imise mõte noh, seisnebki selles, et sa peaksid nagu mingisuguse siukse tuumiku välja ehitama, kes oleksid nagu võib-olla natukene suuremad spetsialistid ja siis nagu pärast seda nagu laiemale, ütleme, ettevõtte kontekstile seda laiendama. Ja täpselt seal juures ongi see, et kas sul on nii-öelda koolitusprogrammina kriteeriumid täidetud, et sul on saadud A ja O nii-öelda algsed teadmised ja siis sealt laiendada ja täpselt see väga hästi toimib, kui leitaksegi need championid, kes siis võib-olla saavad litsentsid ja hakkavad ka teiste jaoks seda teed nii-öelda rajama, et absoluutselt, jah. Head praktikat. Räägivad kasutuslugusid ja täpselt. Ja siis kaardistused kõik selle poole pealt, et jah, aga ma arvan, et võtaks ühe selline põneva teema võidujooks erinevate keelemudulite tootjate vahel. Et Google selles mõttes on siin top 3-s OpenAI ja Anthropicu kõrval. Me teame, viimane siis uuring rääkis ka sellest, kuidas ChatGPT turuosa on langenud. Praegusel hetkel ikkagi 63, Google tõusis siis 13% peale, 4% olid siis teised nii-öelda tegijad alla selle. Et mis sinu silmis, kas on Google'il veel võimalust siin kuidagi selles võidujooksus seda turuosa võita või mis need tehnikad võiksid nagu olla? Mis sinu vaated on? See oli nagu siuke spordikommentaator. Ja 3. kohal on see. See suhteliselt, ütleme nagu siukse tehnoloogia fännina, mida ma olen nagu täheldanud, et see on nagu pigem siukeste üldiste ressursside küsimus. Sest et mida ma olen näiteks uudistes nagu väga palju näinud on see, et noh, siis eelnevalt mainitud ettevõtte on praegu hästi palju, ütleme, nagu siukest rahalist ressurssi pidanud tõstma, sest et noh, ütleme, tervet maailma siukeste lahendustega nagu kuidagi varustamine ei ole nagu kõige kergem asi. Ja lõppkokkuvõttes see võib-olla on nagu distributsioonikanalitega seotud ja ütleme, siukse ressursi projekteerimise nagu võimekuse osas. Sest et üks hästi huvitav fakt ja noh, ma ei tea, kuulajad võib-olla mind korrigeerivad ka nagu selles mõttes, aga nii palju kui ma tean, siis OpenAI vist investeerib $3 sellesse, et $1 kasu saada. Ja see ei ole nagu majanduslikus kontekstis väga jätkusuutlik, et noh, see on nagu siuke lihtsalt nagu hästi üldine tähelepanek, et noh, mingi hetk
see muusika saab otsa. Ja ma arvan, et nagu sellest hetkest me siis nagu näemegi, et kellel on nagu rohkem ressursse, et siis see võib-olla suure tõenäosusega nagu saab sinna edasi rebida. Aga jah, et mul ei ole nagu mingisugust just nagu salajast informatsiooni või nagu teadmist või plaan, et kuidas nagu see värk nagu otseselt ise nagu edasi areneb, aga jah, et nagu minu tähelepanek oleks küll, et see on nagu valdavalt nagu ressurssidega seotud. Ja noh, pluss nagu see, et kui paljudesse erinevatesse toodetesse keelemudeleid nagu saab sisse juurutada, sest et teadupoolest, kas see võis nagu selle nädala või eelmise nädala uudis olla ka, et Apple on nagu nüüd Gemini poolt ka nagu otsuse teinud, et kus nad siis kasutavad Gemini'd selleks, et Siri võimekust suurendada, ütleme niimoodi. Et noh, see on jällegi üks näide sellest, et kellel on nagu rohkem seda võimekust ja kellel vähem. Ja eks jällegi samamoodi minu meelest see turuosa võidu tekitamine tekkis sellel hetkel, kui tegelikult tehti ka nagu turunduslik hüpe Google'i poole pealt, et nad rääkisid väga selgelt, et on nii-öelda väikeettevõtjatele suunatud. Ja siis tuli väga selgelt joonistus välja nii-öelda siis Microsofti, mis võib-olla siis suurtematele keskmise suurmustega ettevõtjatele suunatud sai, et võib-olla nagu seal, noh, see turundamise pool on ka, et kuidas nad positsioneerivad, vähemalt mina sellel hetkel võib-olla oleksin natuke nagu toonud seda kokku sellega, et nad väga hästi siis rääkisid selle poole pealt, kuidas väikeettevõtjad nende tootete ökosüsteemis saaksid seda kasu luua. Aga jah, et nagu me oleme pigem alati nagu niisuguste väiksemate ettevõtete, ütleme, champion olnud, sest et kui vaadata näiteks startup turgu üldse, kus on siis hästi palju väiksemaid ettevõtteid, siis ma hiljuti nägin niisugust analüütika agentuuri või noh, nagu ettevõtte raportid, selle nimi on CB Insights, kui kedagi huvitab. Et siis noh, praegu teadupoolest on hästi palju igasuguseid AI startup'e ja Google, et kuna nagu me pakume põhimõtteliselt nii riistvara tasemelt kuni siis arendusplatvormideni just nagu AI jaoks, kuni siis nagu foundation mudeliteni nagu full stack'i, mis on, Google on siis ainuke ettevõte, kes seda teeb. Et siis praegu sellest tulenevalt enamus, ütleme, AI startup on Google'i valinud nagu peamiseks provideriks ja see vahekord võis olla 38% nagu praeguse seisu Google'i poolt, siis 30% on nagu järgmise suurema pakkuja ja siis nagu 30% on järgmised 6 pakkujat. Et see nagu vahekord oli minu jaoks nagu väga huvitav, et just nagu trendi mõttes, et kui meid nagu näha praegu, ütleme, niisuguse pigem challenger hyperscalerina kahe teise nagu meie konkurendiga võrdluses, siis see oli minu jaoks nagu küll nagu niisugune märk, et AI ajastul on Google küll nagu väga-väga dominantseks nagu muutunud. Ja just nagu selle jätkusuutlikkuse mõttes, sest et nagu seda võimekust on mõistlik nagu isegi mitte ainult nagu ütleme startup maailmas nagu kasutada, vaid isegi ma ütleks, et nagu suurettevõtete jaoks, et kuna nemad tahavad nagu rohkem stabiilsust ja et meie saame nagu seda pakkuda nagu just nagu selles kontekstis. See on nii huvitav, et tõid selle startup induse sisse, sest just kui ma tegin nädala algus eelmise nädala uudiste kokkuvõtet, siis jõudsin, ma nüüd tean selle nime võlgu, saame panna sinna kirjeldusse pärast, aga üks siuke USA investor, kes ongi tuntud sellega, et üritab või on varem edukalt ennustanud ette neid siukseid langusi, mis on turul toimunud. Ja tema on siis pannud nüüd oma panused põhimõtteliselt AI turule ehk et Nvidia. See oli Michael Burry või? Just tema. Ja siis need erinevad, need Palantir ja need USA nagu suured ettevõtted, eks ju, kuna sa tõid välja ka selle, et sa oled, eks ju, tehnoloogia huviline, niisama ka. Kuidas sina vaatad täna seda turgu, et palju siis seal on seda haipi, no tõesti, sa ütlesid ka, et kui palju tegelikult pannakse täna raha uutesse startupidesse, kui sul on AI seal sees, kohe raha tuleb. Üks uudis, mis mulle jäi veel silma, üks startup jälle endised OpenAI, Google'i endised töötajad tegid oma startupi. Põhimõtteliselt toode on olemas, idee on olemas, lähevad rohkem sinna human AI kooslusesse. Tähendab, toode vist on nagu on paper olemas, mitte nagu füüsiliselt ja põhimõtteliselt lähevad 5 miljardise valuationiga nüüd 1 miljardit kaasama raha, eks ju. Ulmesummad tegelikult, mis sinna turule lähevad täna. Minu arust nagu see ei ole kõige crazy'm lugu, et siis kui Ilja Sutskever ja Miran Burati nagu läksid oma nagu teekonnale, siis nagu
neil ei olnud nagu üldse ettevõtteid, nad said nagu miljardeid nagu funding uid juba sealt. Neil ei olnud üldse midagi. Ja, et noh, me oleme nagu siuksed ägedad tüübid ja visake meile pappi, et Just. ja las ma nüüd nagu korraks nagu mõtlen nagu selle küsimuse peale, sest et ma ütleks, et kui vaadata seda, et kuidas nagu praegu investeeritakse kõikidesse nendesse ettevõtetesse just nagu selle Nvidia ja Michael Burry case'i kohta, et ja noh, kuhu Palantir nagu ka käib alla. Ma eraldaks võib-olla nagu siin kaks asja, et esialgu nagu investeerimine kui nagu valdkond ja teine, ütleme, siuke tehnoloogia adoption. Sest et investeerimise valdkonnas see ei ole nagu väga mõistlik, et noh, siin Warren Buffett võib ise nagu rääkida, et väga pikaajalisena nagu siukse pigem konservatiivse investorina. Üks uudis oli veel see, et Warren Buffettil on üle kõigi aegade kõige rohkem cash'i praegu, eks ole, rahas hoiab, et ja, investeeri üldse on ju. Minu eest nagu see on nagu ka praegu üks nagu siuke nagu marker, et mida võiks nagu silmas pidada, aga nagu teiselt poolt, et noh, hästi paljud nagu teised ütleme VC-d või siis investorid viskavad nagu raha sinna, sest et noh, täpselt nagu internet omal ajal. AI väga-väga suure tõenäosusega nagu saab nagu täpselt samasuguseks murranguliseks nagu tehnoloogiaks, aga siis me mäletame, et 99. aastal oli .com nagu crash. Ja kuigi nagu hästi palju ettevõtteid nagu läks põhja, siis sellegipoolest internet on nagu, ma arvan, et keegi ei vaidleks nagu selle vastu, et ta on nagu väga meie igapäeva elu muutnud. Et ma arvan, et nagu meil tuleb nagu just järgmise paari aasta lõikes nagu siuke periood, et see võib nagu noh, ka nagu mingisuguse väga huvitava tulemi saada, pärast mida nagu kogu see AI valdkond integreerub, ütleme, meie igapäeva tegevustesse väga palju suuremalt ja sellest tulenevalt, et jah, et me suure tõenäosusega nagu saame praegu nagu selle väga ulmelise nagu investeeringu põhjalt nagu kasu lõigata võib-olla, ma ei tea, mingi 10 aasta lõikes või pärast nagu seda perioodi, et kui kõik on nagu natuke rohkem vaibunud, aga jah, et ma tõesti nagu eraldaks nagu siin nagu kaks asja, et see siuke klassikaline investeerimine, kus nagu noh, Palantiri ja Nvidia nagu numbrid, noh, nad ei jälgi nagu mitte mingisugust nagu ratsionaalselt, ütleme siukest kapitalismi mudeli nagu arengut versus see, et kui palju kõik usuvad nagu sellesse potentsiaali, et need on nagu kaks erinevat asja nagu minu vähemalt vaatleja perspektiivist. Et ma ei tea nagu, mis mulje nagu teil võib nagu selles kontekstis nagu olla? Ma väga selles mõttes nõustun sellega, et me kindlasti käime suurema languse veel läbi ja see sama, et mis sa tõid, et interneti paralleel, et me kõik ju nõustume sellega, et ta on meie elusid muutnud, et me samamoodi ja see, et me läbivalt samamoodi ütleme, et tehisintellekt, see saab meie jaoks nagu normaalsuseks, et meil on personaalsed assistendid, ka see, et on ju kus poole me liigume, et meil ei ole isegi seadmeid, et tehisintellekti nii-öelda süsteemi suhelda, ühesõnaga kõik asjad liiguvad nagu nii selles suunas, kus integratsioon on väga suuremahuline. Härra Musk töötab siin Neuraliidu peale. Täpselt, no ma ei hakanud aga viskama siia juurde, et võib-olla mõnedele natuke niimoodi tekitab sellist Ülevust. Me oleme mõelnud, kõik oleme nagu väga huvitav, aga jah. Igatahes selles mõttes ma väga nõustun nende mõtetega, mis sa panid. Ma jällegi samamoodi võib-olla ei lähe finantsturgudele ja seda lihtsalt tõesti me oleme kindlalt vaatlemas selliseid nähtusi, niimoodi ma täpselt samamoodi nõustun. Ei järgi mingisugust siis sellist tavapärast trajektoori on ju ja eks ma arvan ka, et ajalugu nagu kordub finantsturgudel samamoodi, et eks lihtsalt saab vaadata pärast tagasi ja olla, et seda oli näha, et midagi peaks. Aga selles mõttes nagu üks, siin nagu jällegi kuulajad võivad mind korrigeerida, et üks nagu uudis vist eelmistest nädalatest või oli ka, et praegu USA majandus nagu reaalselt elab nagu sellest, et nii palju investeeringuid läheb andmekeskustesse. Ja et nagu nende nii-öelda tavaline majandus on vist mingi 0,1% kasvanud. Aga jällegi, et kui keegi tahab mind nagu selles mõttes korrigeerida, et jah, palun väga. Ja see suurusjärk oli õige, eks ju.
ei tea muidugi, kas sa sellele oskad või tahad või saad vastata, eks ju, aga Google on ju ka üks nendest, kes kõvasti investeerib. Kui palju sellest üldse ettevõtte sees räägitakse või jagatakse, et muidu ikkagi vaata ju töötajatele mingi info jagamised, kas Eesti ettevõtted, see on nagu midagi suurt teeme, Google'i mastaap on lihtsalt, see on nii teine, ma üldse ei kujuta ette, et kui palju näiteks USA mingid otsused jõuavad näiteks sinuni üldse? Üldse mitte, et mul ei ole nagu selles mõttes informatsiooni, et mida ma saaks või isegi tahaks jagada, et seda ikka otsustatakse alfabeti juhtkonna nagu tasemel ja tavasurelikele nagu sellist informatsiooni jagada. Aga nagu ma võin nagu seda küll öelda, et jällegi nagu kõrvalise nagu tähelepanejana, et meil on nagu ütleme piisavalt enda tooteid, et kus nagu kogu see investeering, nagu, mis sinna alla läheb, nagu ennast ära tasub. Sest et kui me näiteks pilve kontekstist nagu räägime, siis ma ei tea, küberturvalisuse kontekstis meil on nagu suht laialdane portfell, siis et kui sa tahad näiteks logisid läbi töödelda, siis selle asemel, et nagu ise nagu mingisuguseid masinõppimisprojekte teha, sa võid nagu lihtsalt nagu Gemini'd korraks kasutada, et ütle mulle, kas see nagu selles või teises kohas oli nagu eilse päeva jooksul anomaaliaid. Sa võid nagu täitsa nagu käsid seda teha või siis kui sa kasutad näiteks BigQuery't andmeanalüütika jaoks, et seal on täpselt samamoodi, et kui sul on mingisugune suur andmebaas, siis sa võid nagu tavakeeles nagu lihtsalt küsida, et mingisuguseid nagu insight'e ja siit võib nagu edasi minna näiteks Waymoni, kus isesõitvad autod on nagu suht nagu tuginevad masinõppimisele ja kindlasti YouTube'is otsingumootoris, et nagu lihtsalt nagu nende toodete osakaal, et kus nagu meie jaoks nagu see investeering ennast ära tasub. See on nagu lihtsalt nagu meie jaoks nagu majanduslikult nagu mõistlik, aga et kui ma tulen veel nagu tagasi selle juurde, et kui ma rääkisin nagu sellest, et kes võib nagu selle asja võita, et siin on jah nagu see ressursside nagu osakaal, et Aga kui me siin vahepeal rääkisime Microsoftist ja sa natuke tõid juba neid tooteid sisse, mida Google pakub. Eesti ettevõtted on, eks ju, keskmist suuremad on väga ju Microsofti uskus, nad on ajalooliselt olnud nende kliendid, aga üha rohkem ka, kui ma satun koolitama väiksematesse tiimidesse, nendel ei ole siukseid nagu suuri piiranguid, eks ju. Mis need on siuksed põhjused või tooted või teenused, mis võiks neid panna otsustama, et ma nüüd ei taha Microsofti klient edasi olema, nüüd võiksingi minna Google'i peale üle? Ma võib-olla nagu ei teeks isegi nagu siukest võrdlust, sest et me oleme oma konkurentidega nagu hästi erinevad nagu just nii ajaloo kui ka portfelli, tehnoloogia portfelli nagu mõttes kui ka igasuguste muude nii kultuuri, mis on nagu meie perspektiivist ka tegelikult nagu väga suur nagu siuke diferentseerija. Et meil on nagu siuke asi nagu Google'ines olemas ja seda on nagu natukene keeruline nagu kuidagi nagu verbaliseerida, aga ma ütleks nagu üldiselt seda, et ettevõtted nagu peaksid nagu mõtlema nagu selle peale, et kas siuksed nagu märksõnad nagu ma ei tea, innovatsioon või progress või ütleme nende kasv, uued tooted, ma ei tea, ettevõtlus või ma ei tea, nagu siuke julgus nagu asjadega eksperimenteerida, et kas nagu see resoneerib nendega. Sest et olgem ausad, et nagu need ettevõtted, kes tahavad, ma ei tea, aastakümnete vältel või edasi eksisteerida ja kasvada, et see areng on nagu selles mõttes nagu hästi tähtis. Ja ma ütleks, et nagu siuke natukene nagu põhimõttelisem lähenemine oma äritegevusele, et peaks nagu sellest pigem lähtuma, sest et nagu kui tooteid nagu ainuüksi vaadata, et see ei vii nagu ütleme väga kaugele, see ei ole nagu siuke konstruktiivne nagu vestlus, et siin on nagu peaks nagu natukene nagu siukest makrotasandit nagu silmas pidama. Et sa validki justkui siukest nagu partnerit, et mitte lihtsalt nagu tooteid, vaata, sul on 10, mul on 11 toodet, on ju, vaid et sa päriselt nagu teedki see diskussiooni ja arutele, võtad endale kõrvale kellegi, kes on valmis suga kaasa rääkima, on ju, mida tihtipeale kõik suured tegelikult ju ei ole nii väga valmis, on ju, seda on hästi hea kuulda, et kui Google tahabki vaata rohkem Eesti turule tulla, siis kas või sinu näol, eks ju, saab pakkuda seda, et sul ongi võimalik kellegiga päriselt nagu suhelda ja emakeeles arutada neid teemasid, on ju. Et ütleme, et nagu kõikidest nagu suurpakkujatest, kui nagu innovatsioonist rääkida, siis ma ei tea, viimase 5-7 aasta jooksul on hästi palju startup'e on välja tulnud, kes nagu neid LLM ise teevad. Ja siis Google ja pärast seda nagu ma ei ole nagu teisi, ütleme, siukseid suurpakkujaid nagu üldse täheldanud. Et et ma arvan, nagu see ongi nagu see näide sellest, et kas nagu keegi tahab nagu ütleme siukse stabiilse suure ettevõttega nagu koostööd teha, kes ise ka nagu üritab nagu seda
piiri kogu aeg nagu edasi lükata ja enda organisatsiooni ütleme challenge ida, et kas me saame nagu paremini teha, et kas meil oleks endal sellest kasu ja nagu meie klientidel. Et ma arvan, nagu see makrotasand on nagu palju tähtsam kui see, et vaadata nagu üksiktooteid. Aga räägime AI juurutamisest nii-öelda ettevõttes. Ma tean, et kindlasti sul on väga head kliendihaldurina ka siis sissevaadet. Ja võib-olla alustaks sellest, et me saame kindlasti väljakutsetest ka rääkida, sest see on meie podcasti üks selline tahk ka, et räägime ikkagi nendest probleemidest ka. Aga kas sa oled näinud ka, et ettevõtete tasandil Eestis on mindud rohkem siis nagu tehisintellekti usku või on tekkinud seda arusaam, et olgu, me peaksime siis AI juurutamisega suuremas määras tegelema? Ma ütleks, et üldiselt see on nagu sihuke väga erisugune kombinatsioon, sest et jällegi, et see sõltub ettevõtte tüpaažist ja siis nagu erinevatest inimestest, kes seal nagu sees töötavad. Ja okei, et Eesti on nagu üldiselt, ma pigem ütleks nagu tehnoloogia mõttes nagu progressiivsem, aga me nagu väga, ütleme nagu siukse suure minekuga minejad nagu ka ei ole. Et ütleme, idusektoris on küll hästi palju ettevõtteid, kes on nagu siuksed juba AI first mentaliteediga enda ettevõtet üles seadnud, kas siis isegi nagu sellel aastal. Ja kui vaadata, ütleme, siukse suure ettevõtte kontekstis, seal on ikkagi veel, ütleme, siuke periood, et kus on vaja, ütleme, neid konkreetseid, kas siis valdkondi või nagu tooteid nagu leida, et aru saada, et kas nagu AI on otsene nagu siuke lisaväärtus, sest et kui sul on, ma ei tea, näiteks mingisugust asja vaja nagu kokku arvutada, siis sa kasutad nagu selleks tavalist kalkulaatorit, et selle jaoks ei ole mõtet nagu Gemini'd nagu või mingisugust muid nagu mudeleid nagu kasutada, sest see on nagu, ma ei tea, et kui sa tahad Tartusse jõuda, et siis sa võid nagu kas rongi või bussiga minna, mitte et sa ostad enda Ferrari ja siis ma ei tea, mingi jõudad nagu 200 kilomeetrit tunnis sinna. Et ma ütleks nagu, et see on nagu realistlik nagu adumine, et kas meil on nagu ühte või teist vaja, et see on, ettevõtted on nagu väga erinevates nagu kontekstis. Mõningate puhul on see Ferrari nagu täiesti õigustatud, et kui sa, ma ei tea, lähed, ma ei tea, kuskile ägedale galale, et siis sa tahad nagu, ma ei tea, kas nagu siukest head impressionit nagu jätta või midagi sellist, aga vahest nagu täitsa piisab nagu tavalisest, ma ei tea, random foresti mudelist, et mingisugust asju nagu ellu viia, et. Ja ma arvan, et arvatavasti sellel teekonnal, see kõigepealt, kas see otsus, et nii-öelda, kas sa oled pardal, kindlasti toob ka neid väljakutseid, et võib-olla mida sina näed, et võib-olla ühe poole pealt seda, et kas üldse teha see otsus, et kas me juurutama hakkame. Arvatavasti need kliendid, kes sinuni jõuavad, on juba selle otsuse nii-öelda teinud, aga võib-olla mis need väljakutsed sellel teekonnal on, kui me räägimegi siis sellisest teie kasutusele võtust nagu laiemas pildis? Suurettevõtetes ma ütleks, et selle, ütleme, laiendamine programmaatiliselt, sest et näiteks kui keegi kasutab praegu Gemini Enterprise'i, et sul on ikkagi vaja nagu siukest ettevõtet, kus on nagu hästi palju siukseid knowledge workereid, et sellepärast nagu see on praegu väga teemas eelkõige finantsvaldkonnas, et kui kuna seal on nagu siukseid hästi palju ma ei tea, manual job'e või nagu siis kus keegi nagu teeb mingisugust asja nagu hästi nagu, jah. Administratiivsed sellised tegevused. Nagu midagi nagu, mida sa kordad igapäevaselt, kas sa teed nagu mingisuguse ühe raporti või ma ei tea, nagu sa annad nagu update'i, ma ei tea, uute andmete osas või nagu mis iganes. Et siis nagu siukstes kontekstides näiteks Gemini Enterprise'i kasutamine nagu töötaks nagu väga hästi, aga samas, et kui on nagu mingisugused, ma ei tea, teised valdkonnad, kus sul võib-olla nagu ei ole isegi võib-olla nii palju arvuti kasutamist, et siukstes kontekstis nagu sellised nagu ei sobi ja kui ettevõtted nagu ütleme saavad nagu sellest aru, et siis nagu see on esiteks hea ja kui sa hakkad nagu seda laiendama, et siis ongi vaja nagu siukest programmaatilist nagu lähenemist. Väiksemates ettevõtetes ma arvan, et eriti nagu startupides, mis on nagu hästi noored, et seal on nagu pigem nagu see küsimus, et kas nagu näiteks need tooted, mis võivad siis olla nagu AI baasil üles ehitatud, et kas nad suudavad nagu seda piisavalt hästi kommertsialiseerida ja nagu oma klientidele näiteks pakkuda. Sest et see on ka võib-olla nagu siuke bleeding edge ettevõtlus lähenemine nagu tehnoloogia mõttes ja et kui hästi nad suudavad siis teiste ettevõtete probleeme enda tootega nagu lahendada, mis on siis nagu AI powered. Päris huvitav vaade, sest tihti
ka koolitustel, eks ju, räägime sellest nagu väljakutsetest ja tavaliselt need esimesed väljakutsed aega ongi see, et teeb hallutseneerib on ju ja ikka kas need riskid selle koha pealt, et mis mudelit kasutada, on see turvaline. aga see on kõikide jaoks nagu. Just, ongi, aga mulle meeldibki see, et sul on see laiem vaade, sest me üha rohkem ka oma koolitustel jõuavad ju tegelikult meieni, et kas on juba esmatasandi läbi koolitanud või juba tegelikult juurutatakse, enam ei ole seda, et sa küsid koolitusel, et kes kasutab, on ju, ja siis 3 kätt tõuseb, eks ju, kes nagu regulaarselt kasutavad ja enamikud tegelikult kasutavad. Aga nüüd ongi küsimus, et kuidas ma selle väiksed need personaalsed produktiivsused saangi nüüd skaleerida, on, et kuidas ma nagu läbivalt sinu protsessidesse seda või ettevõtte protsessidesse saan, kuidas ma nüüd hakkan päriselt mingit lisatulu genereerima näiteks selle pealt, et. See on nagu usaldusega ka nagu seotud, sest et siinkohal on nagu see grounding tegelikult nagu hästi tähtis, et kui sa saad nagu seda hallutseneerimist nagu vähendada just selle kaudu, et sa suunad selle mudeli nii-öelda tähelepanu ainult nagu mingisuguse konkreetsele, ma ei tea, kas andmebaasile või mingisugust andmete setile, et see peaks nagu seda usaldust, ütleme, nende tulemite osas ka nagu väga radikaalselt nagu suurendama, et noh, siuksed asjad on kindlasti nagu just suurettevõtete kontekstis nagu äärmiselt tähtis. Aga see eeldabki seda, et sul ongi juba oma mingid süsteemid sinna liidestatud, eks ju, et sa ei kasuta seda nagu tühja tavalist mudelit on ju, vaid et sa panedki oma mingid andmebaasid, panedki, kas sul on Google Drive'id, mis iganes muud andmebaasid saad sinna külge panna, eks ju? Jaa, et noh, ma sellepärast nagu ütleks ka nagu seda, et kui rääkida, ütleme, sellistest progressiivsematest teenusepakkujatest, mida ma usun, et Google on, et kui seda, ütleme, nii pilve kontekstis kasutada, et kus sul on nagu kõik ettevõtte andmed olemas ja kui sa kõiki neid protsesse võid ühte kohta suunata, siis see nagu suurendab nagu seda produktiivsust ja nagu efektiivsust nagu väga suuresti. Selle asemel, et kui näiteks kasutada, ma ei tea, mingi 7 erinevat pakkujat, kust ühelt on nagu keelemudel, teisel on nagu mingisugune arendaja keskkond, siis ma ei tea, Nvidialt saab nagu mingisugust riistvara, et noh, et selle juba kokku konstrueerimine on juba minust nagu äärmiselt tähtis ja kui nagu saada seda kõik ühelt pakkujalt, et ma ei tea, meie perspektiivis see kindlasti on nagu palju jätkusuutlikum. Nõustun. No selles mõttes, eks minu lühendemiraatide poole pealt seda arusaama tekkis väga kiiresti, et Eesti on poole aastaga või aastaga natuke nagu maas sellest, mis toimub välismaailmas USA poole pealt, et kas sa näed ka seda, et me nii-öelda väljapoolt on väga palju kontseptsioone juba ettevõtete tasandil nii-öelda integreeritud, sammud tehtud ja meie nii-öelda sörgime järgi või kuidas sina nii-öelda arvad, noh, me võime rääkida ka kõnerobotitest, on ju, et täitsa tavaline asi, mida USA-s juba kasutatakse, on ju ingliskeelne keeleruum ka, kõnerobotid juba väga hästi toimivad, Euroopas see nii-öelda tava veel ei ole, et kuidas sina seda nii-öelda vaatled, seda erinevust? Nende kõnerobotite nagu agentide osas, et noh, teil on nagu nii palju huvitavaid nagu esinejaid olnud, et ma pigem nagu jätaks nagu selle küsimuse sinna, et kuulajad ja vaatajad saavad ka nagu seda sealt suuremate ekspertide käest nagu vaadata. Aga ma ütleks, et meil ei ole isegi nagu seda probleemi, et me oleme kas 6 või 12 kuud nagu maas, vaid ma ütleks, et see on nagu pigem nagu aastakümnete teema. Ma tegelikult läheks ka sinna, aga mõtlesin natukene niimoodi. Prakti tundemiselt. Sest et Euroopa kõige suurem big tech on SAP ja see nagu on asutatud aastal 1970 või 70-ndatel või 80-ndatel. See on nagu väga kurb. See on nagu väga kurb, et meil ei ole nagu Euroopa kontekstis, ma võib-olla läheks nagu natukene Eestist välja, nagu sellist võimekust suurtehnoloogia dominantsuse projitseerimise osas. Et kui Ameerikas näiteks on nagu Hiinas ka täpselt samamoodi, on hästi palju nagu selliseid suure tehnoloogia nagu ettevõtteid, ehk siis big tech'i, siis ma ei tea, midagi me Euroopas teeme valesti selles mõttes. Ja ma võib-olla nagu tooks nagu sellise näite esile, et mille üle ma olen hiljuti ka mõelnud, et nagu lihtsalt nagu numbrite kontekstis. Et Anthropic tegi Google'i pilvega hiljuti tehingu, kus nad siis ostsid 50 miljardi eest pilve kasutus nagu võimekust, nagu just nagu igasuguste TPU-de ja muude asjade näol. Selle tehingu nagu pikkust nagu, mitte keegi ei tea isegi nagu mina, kui Google'i töötajana. Ma olen nagu mingisugustest nagu allikatest nagu seda täheldanud, kas see võis nagu mingi
5-6 aasta nagu perspektiivis olla. Aga nagu see 50 miljardit, et nagu noh, see on nagu see scale, et millest me praegu räägime. Ja ma eile huvi pärast nagu vaatasin, et nagu, mis on Eesti riigieelarve, et see on nagu alla 20 miljardi, vist mingi 17 või 18 või midagi sellist. Ehk siis nagu mingisugune scale-up tegi tehingu 2,5 kordse nagu suurusega võrreldes nagu terve riigi eelarve osas. Et sellepärast ma ütlengi, et nagu me oleme nagu aastakümnete mõttes maas, mitte kuude mõttes. Et nagu see scale on ja nagu see problemaatilisus, ma arvan, nagu me ei adu lihtsalt, kui palju Euroopa nagu praegu maha jäämas. Et, aga noh, see on nagu minu perspektiiv, mis te arvate sellest? Ei, see on põnev. Jälle, mul tuli üks uudis meelde, mis ma lugesin. Eelmine nädal oli mega palju põnevaid uudiseid ja seal oli üks Eesti teenusepakkuja, kes pakub ka neid nii-öelda igasuguse serverilahendusi ja siin Eestis on ja rääkis ka, et neile tuleb regulaarselt praegu neid küsimusi just nimelt erinevate sükeste tehnoloogiaettevõtetest, kes mõtlevad, kuhu siis oma neid uusi andmekeskusi ja parke ehitada, eks ju. Aga samas nagu esiteks Euroopa Liit laiemalt on ju, EU AI Act, igasugu piirangud on ju, eks ju, Google ju ka tegelikult mingid asju on jätnud Euroopasse toomata on ju, võib-olla vähem kui need mingid metad ja OpenAI'd ja suured, eks ju. Teiseks, eks ju see, et meil on Venemaa kohe siin kõrval on ju igasugu vaata nagu probleeme, kus tegelikult need suured ei taha isegi, ei taha ka need suured ettevõtted või tehnoloogiaettevõtted kuidagi Euroopasse tulla on ju, rääkimata sellest, et Euroopas on neid vähe. Ja ka Euroopa Liit tegelikult on ju paraku ikka üliaeglane oma kõiksugu otsustusprotsessides on ju. See oli vist aasta alguses, kui juba räägiti sellest, et jaa, me ehitame enda mingid andmekeskused ja asjad, kus on jõudnud, väga kuskil ei ole jõudnud, et noh, paberi peal idee tasandil on, me tean, et Eesti riik ka vist kuskil mingites projektides on sees, eks ju, et kuidagi Baltikumiga koos mingeid teiste riikidega mõelda välja, et kus me saaks panustada, aga kuidagi neid piiranguid on alati nagu rohkem kui võimalus, jah. No ma ei tea, nagu see piirangute asi on nagu üks teema, et seal ma arvan, et nagu, noh, see on nagu ühelt poolt nagu meie enda süü, nagu milliseid nagu esindajad me oleme, kas nagu siis Euroopa tasandil nagu valinud või ma ei tea, kohalikesse valitsustesse ja ma ei tea, isegi omavalitsustesse ja nii edasi. Aga nagu teine asi on nagu see erasektori nagu julgus ka, sest et noh, kui praegu ütleme niisugust teist hästi huvitavat nagu valdkonda nagu vaadata, USAs on see isesõita auto teema nagu praegu hästi kuum. Et esireas on siis Waymo, Tesla nagu mängib seal nagu päris suurt rolli ja on nagu niisugused väiksemaid pakkujaid, näiteks nagu Zoox, mis on ka nagu ühe meie konkurendi poolt nagu ära ostetud natuke aega tagasi. Ja siis nagu sellesse valdkonna nagu praegu suunatakse ka nagu väga üüratul nagu kogusel kapitali. Eesti kontekstis meil on niisugune hästi tore ettevõte nagu Auvetech. Ma olen juba aastaid nagu nende, ütleme, niisugust edu jälginud või noh, nagu nende arengut ja ma mäletan, et kui ma nagu Saksamaalt olen Eestis nagu suvel ka käinud, et ma olen ise Mustamäel üles kasvanud ja ma mäletan, paar aastat tagasi nad vist testisid täpselt minu ema maja ees oma isesõita nagu siis selle minibussi nagu tehnoloogiat ja nagu reaalselt ma hommikul ärkasin üles, tegin kohvi ja siis vaatasin nagu maja eest nagu sõidab nagu auto ise mööda. Et minu jaoks nagu see oli nagu siuke nagu täiesti uskumatu wow-efekt, et kus ma nagu tulin paariks nädalaks Eestisse Saksamaalt ja noh, Saksamaal nagu on kõik nagu hästi iidne. Et ma ütleks, et nagu, et siis kui ma jaanuaris Münchenist Tallinnasse lendasin, et siis mul oli siuke tunne nagu 20 aastat tulevikku nagu lennanud. Aga sellegi poolest, et kuigi nagu meil on enda riigi sees nagu nii ägedaid ettevõtteid, mis tegelevad nagu niisuguse bleeding edge tehnoloogiaga, meil ei ole nagu niisugust scale'i ja ma ei saa aru, miks. Et kui vaadata nagu seda, et Google, ma lugesin jällegi nagu seda kuskilt nagu väljaandest, et Waymo jaoks nagu Google investeerib vist nagu ühte autosse riistvara mõttes mingi üle 200 000. Ja noh, see on, ja kujutage ette, et nagu sul on nagu tuhandeid autosid kuskil nagu linna peal, et see on nagu, ka nagu hästi üüratu nagu summa. Ja Euroopa investorid, nagu ma ei ole nagu seda kuulnud, et me paneme nüüd raha Auvetekile alla, et nad laieneksid ka Ameerikas, nagu ma lihtsalt siukest asja ei ole kuulnud. Ja sellel ei ole nagu avaliku sektoriga mitte midagi pistmist. Siin nagu peakski nagu VC-list ütlema, et noh, meil on nagu see tehnoloogia endal olemas, meil on hullult targad inimesed Eestis, TalTech, ma ei tea, nagu lihtsalt toodab nagu siukseid helgeid päid ja me lihtsalt ei tee mitte midagi. Et see on nagu meie süü.
ma arvan, et see ongi see, millest sa alustasid, seesama julgus, et me mõtleme, et seal on juba nagu turg on saturated ja nii palju tegijaid on ees ja et mis mina siin väiksest Eestist. Ja, aga nagu see ongi nagu see, ma ei tea, nagu minu arust nagu see on mingisugune Eesti mentaliteet ka, et me teeme ennast nagu väga palju väiksemaks kuidagi. Mul lihtsalt nagu teise anekdoodi nagu mõttes ma räägin, et mul õnnestus nagu see aasta esimest korda Islandil käia ja Islandi rahvas on nagu 3 korda väiksem kui meie. Mul nädala jooksul mul ei tulnud ühtegi korda nagu siukest, et mis meie nagu väiksed, et nagu nad ütlesid, et me toome nagu elektriautod näiteks aastaks 2030 nagu enamus nagu majadele, sest meil on nagu nii palju taastuvat energiat, me lihtsalt teeme selle ära. Seal ei olnud niimoodi, et meil ei ole raha või midagi sellist, et see on jällegi nagu see Eesti kuidagi, ma ei tea, mentaliteet, et meil ei ole piisavalt nagu julged ja nagu suurema pealehakkamisega, et jah, et igatahes nagu VC-d Eestis, et andke meie ettevõtetele nagu tunduvalt rohkem kapitali, sest et me ei saa muidu ameeriklastele nagu vastu selles mõttes. Täpselt. Ma võib-olla nagu viimaseks, sorry, et see on nagu nii... see jällegi võiks rabbit hole'i minna. Yeah, et Hiinas ma lihtsalt nagu jälle selle scaale'i mõttes nagu hiljuti kuulsin, et kui elektriauto nagu sektorist rääkida, seal on mingi 120 ettevõtet, kus nagu hiinlased nagu lasevad nendel ettevõtetel omavahel nii palju kakelda, et kui see ettevõte, kes nagu võidab ja siis tuleb nagu peale, ta on nagu lihtsalt nii kuulikindel. Ja me oleme nagu jällegi nii kaugel sellest mentaliteedist, et sest et me loeme mingid igat sente ja siis kui nagu üks asi läheb valesti, siis on mingi see on nii põnev teema, ma arvan, et me võiks tõesti siin tundide kaupa rääkida. Meie episoodi aeg hakkab lõpule jõudma kahjuks ja ma küsin lõpetuseks sinult, mis on sinu siuke tech stack täna või rakendused, et mida sa igapäevaselt kasutad, on need Google omad või ka laiemalt ütlesid, et mis need sinu abivahendid on AI maastikult eelkõige, võib-olla ka laiemalt, eks ju? Ma olen nagu selles mõttes, ma ei tea, hästi laisk, et nagu need asjad, mis mul nagu kõige kiiremini kätte saadanud on, et siis ma neid kasutan ja kuna ma olen nagu ajalooliselt nagu väga suur Gmaili fänn olnud, et siis põhimõtteliselt nagu erinevad nagu tooted, nagu, mis nagu selle Gmaili või siis Workspace'i nagu raames on nagu saadaval, et kahjuks nagu ma nagu selles mõttes nagu väga väljapaistev ei ole, aga sellegi poolest, et ma saan oma asjad nagu hästi tehtud. Aga too mõned näited, võib-olla midagi sellist, mida võib-olla kuuled ei kasuta väga tihti? No ma ei tea, ma nagu seda Gemini kasutust nagu praegu mainisin, aga lisaks sellele, et kõik nagu need Google Docsid ja spreadsheet'id, et ma igasuguste, ma ei tea, reiside planeerimiseks ja nagu, ma ei tea, mingisuguste tekstide töötlemiseks, et ma kasutan nagu valdavalt seda, et jah. Kahjuks ma nagu siin ei oska nagu midagi nagu sellist grandioossat nagu sulle vastata. Okei, su igapäevane elu on samamoodi Google Workspace'is ja sa kasutad niimoodi, et sa teedki näiteks mingi Google Docsi või mingi plaani. Kasutad Docsi sees seda Gemini't või lased Gemini'l endal neid dokumente teha? Ei, ma kasutan nagu neid tooteid nagu hästi eraldi seisvalt, et kui mul on näiteks mingisugust teksti vaja töödelda, et siis ma pigem nagu suhtlen nagu selle Gemini'ga nagu eraldi nagu selles aplikatsioonis. Ma tean, et nagu Gemini on nagu saadaval nagu nendes doksides ka, aga mul on jällegi nagu harjumuse poolest, et ma pigem nagu läheks nagu sinna chatboti ise sisse, et nagu siis Lihtsalt mainin väike selline võib-olla vihje, kes Google Workspace'i on endale soetanud, siis tegelikult selleks, et Gemini tuua sisse Google Docsi spreadsheetidesse, siis peaks olema ingliskeelne keel valitud, sellepärast et meil oli sellega probleeme, mille pärast mul endal ka on ju Pro versioon Google Workspace olemas, et siis eesti keelest ikkagi need võimalused tegelikult ei jõudnud siis kättesaadavaks, et selle jaoks ka väike admini paneelil tuleb siis väike linnuke teha, et keelt ka vahetada. Et väike siuke vihje, et mille pärast võib-olla inimesed ei olegi näinud, et on võimalik tegelikult ju dokumentide sees siis neid võimalusi kasutada. Aga suur tänu, Jüri, et tulid täna jagama kõike seda Google poole pealt. Minul endal on ka väga huvitav nagu näha sissepoole võib-olla seda, mis Eesti ettevõtted
teevad, mis need väljakutsed on ju suuremas pildis ja see lõppu siin rabbit hole natukene selle poolega nii huvitav, sellepärast, et me olemegi kõik ikkagi ka entusiastid, on ju. Et seda arutelu sai täna luua. Aitäh sulle ka, Kerlin. Jällegi uudistega viskas sind sisse palju huvitavaid infokilde. Aga aitäh sulle ka, kuulaja, kes on meid siis vaatamas, kas oled Spotify's meid vaatamas, oled sa YouTube'is vaatamas, me oleme Apple Podcastis, et täitsa videopildis olemas YouTube'is ja Spotify's, et kui sa meid veel ei jälgi, siis pane ka väike selline linnuke juurde follow ja iga reede siis episoodi jällegi laivi tulekul saad sa selle teavituse, et oleme uue episoodiga, uue inimesega, uue informatsiooniga sinu ees, nii et suur-suur tänu, et täna meiega olid ning järgmise reedeni. Tšauki! Täname Estonian Business Schooli, kes on meie ametlik tehniline partner ja pakub taskuhäälingute salvestamiseks professionaalset video- ja helistuudiot.